Tere kõigile vaatajatele. Mina olen soojalt maalt tagasi jõudnud ja mõtlesin, et tulen veedan korraks aega ka Eesti looduses. On üks ilus laupäevane hommik siin. Väljas on mõnus soe, päike paistab, taevas on sinine. Et väga ei saa kurta küll, et meil see sügis siin kole oleks. Ja olen tulnud siis RMK Tänavjärve äärde. Ma ei ole siin kunagi varem käinud. Tundub väga ilus ala, et kindlasti droonikaadrite pealt ka nägite. Nagu ikka, ilusa ilma korral on RMK platsid rahvast täis ja siin on samamoodi siis hästi palju lõkkeplatse, autod tulevad, lähevad. Tundub, et väga süke popp koht. Tänases videos siis paneme korraks paadi vette. Ma tahan korra vee peal käia, vaatame kuidas siin on, et tundub üsna süke tuulevaikne ilm ja vaatame, kuidas seal sujuma hakkab. Lisaks olen saanud enda kätte ühe Rootsi armee toidupaki. Tahan selle ära testida ja naljakas, et olen jäänud oma maitsmisvideotega siis silma ka erinevatele inimestele ning üks vaataja siis kirjutas mulle, et kas ma tahaksin proovida tema toodet, mida ta ise siis toodab ja saatis mulle siis lihasnäkke, et testime need ka ära. Aga hakkame kuskilt otsast pihta. Nagu ikka, minu videosi vaatate, siis kindlasti kiire söök-jook kõrvale. Muidu on pahandus majas, kõhud tühjad ja ai seda kurja meelt siis nii-öelda heas mõttes. Aga lähme vaatame korra siin ala peal ringi ka. Selline ilus suur järv siin. Liivane kallas kohe. Too järv peaks siin hästi madal vist olema, ega siin väga sügavaks ei lähe. Kui ma nüüd kuskilt õigesti lugesin, siis kõige sügavamad kohad pidid olema vist mingi süke kuni 2 meetrit. Et väga sügav ta ei ole. Täitsa ilus on siin. Seal eemal on puukuur, puid täitsa olemas, et muidu kui RMK alale tuled, siis on probleem alati nende puudega, et pole kunagi. Eemal on korralik WC ja hästi palju siis selliseid varjualuseid. Aga lähme paneme paadi vette ja siis vaatame, kuidas meil see kalavärk läheb. Nii, minipaat on siis valmis ja lähme siis vette ära. Kui ma enne ütlesin, et tuulevaikne ilm, siis nii kui paadiga peale tulid, siis kohe tuli tuul ka. Ega ei jää midagi muud üle, et iga kord mõtlen, aga tuleb siia paadile mingi süke raskus külge tekitada, muidu lihtsalt triivin minema sellega, ei saa kuskilt püüda. Ma ei teagi, vana mingi Valda pea köie külge ja mingi peene manööriga ja see paadi külge ja peaks pädema küll vist. Aga vaatame, ega ma ei kujuta ette, kas siin on kala või mitte. Väidetavalt pidi olema. Kindel ei ole. Aga ikkagi päev looduses on väga hästi veedetud päev, nii et vaikselt siin niimoodi toimetame. Nii, kuivad riided selga pandud ja
ega siin kalaõnne ei olnud. Et ma nüüd kindel ei ole, kas see on hea kalastusjärv või mitte. Siin on üsna madal. Ja see paat, mis mul on, siis ma pean midagi sinna välja mõtlema, sest lihtsalt see paat on nii kerge ja korra tuul tuleb, lükkab minema, et ega kuskil väga koha peal seista ei saa. Aga lähme tänase video siis põhiosa juurde. Ja Rootsi toidupakk siis. Priimus juba valmis pandud. Ja siis selline pakk. Need on siis Rootsi armees kasutusel. Ja hakkamegi siis vaatama, mis siin sees on. Menüü number 13. Peal on küll kirjas, et 24 tunni toidud. Ma nüüd kindel ei ole. Ei tundu nagu 24 tunni toit. Aga parim enne siis 2025 aasta 23 september. Täna on meil siis 27. Natukene on juba üle läinud. Küll aga ma arvan, et ei ole probleemi sellega. Teeme paki lahti. Ma praegu jätan kaamera nurga niimoodi, et siis kui me asju avame, saab nagu paremini näidata. Päris tugevalt kinni. Nii, esimene asi, mis välja tuleb. Vaarika maitseline proteiini mingi tahvel siis või. Üsna siuke pehme tundub. Aga äge disain. 17 grammi valku, 55 grammi kaalub. Pole paha. Nii, mis siin on? Isotooniline jook. Siit samast sees saab juua ka. Proovime sellega ära. Siit samast sees siis joome seda. Nii, mis siin on? Tortillad. 2 tükki. Väga huvitav. Saame üle vaadata. Nätsud. Ma panin enda lusika siia valmis, aga näete. Isegi puust lusikas on kaasas. Desolapp. Juba siuke tuttavam toode. Food Force, mis näete täitsa eesti keeles isegi. Mul kaamera muidugi ei fokusseeri, aga täitsa Eesti toodang. Kuivatatud jõhvikad. Rootslased ka siis võtavad meilt tavaari. Kohvi. Kana magushapu. Tundub huvitav. Selle siis saamegi seal priimuses soojaks lasta. Nii, ongi kõike. Siin on veel eraldi nüüd see, et kui tahad asju ära visata, siis siin on eraldi sahtel, kuhu saab kõik prügi panna ja ära visata või siis tegelikult suurt vahet ei ole, kumba sa paned, aga sööd mingi asja ära, paned prügi siia, ülejäänud asjad on siin. Selles mõttes jällegi hea disain. Selline pakk siis. Nii, veisigi on keema läinud. Panen selle paki siia sisse. Veits ajab üle. Nii. Ja keerame tule alt ära. Nii kaua, kui see põhitoit siin valmib, siis saame ju muud asjad ära maitsta. Et selle pakiga on see, et see püsti küll ei seisa, et mõned joogipakid on siuksed olnud, saab püsti panna. Aga see tuleb lihtsalt läbi loksutada. Ja tuleb see kõik siis korraga ära ka juua. Natuke liiga palju vett sai. Jah, kui sul tassi ei ole, siis on üsna siuke ebamugav vahend. Aga saab ära maitsta. Lõhnab nagu must sõstar. Aga nüüd, et siit see jook kätte saada, on ka siuke. Pole vaha, üsna siuke mõnus magusa maitsega. Ja peamiselt ongi siis koosneb suhkrust, annab sulle kiire energia. No, vast seisab siin kõrval püsti.
Nii, mille me veel ära saame maitsta? No mõtlen ausalt, et need Food Force'i omad, neid ma ei hakka maitsma, sest need on Eesti kaitseväe pakkides ka olnud ja ma nagu ei näe mõtet seda maitsta, kui ma olen juba seda varem pakkides näinud. Vaatame, millised need tortillad siin välja näevad. Niiskus. Ja ongi 2 tortillad sees. Kergelt siukse juustuse lõhnaga. Ma siit proovin ka väheke. No, tortilla nagu tortilla ikka. Mis me pärast teeme on see, et ma maitsen selle toidu niisama ära ja siis proovime koos selle tortillaga. Noh, ma arvan näts nagu näts ikka, pikemalt ei peatu. Huvitav on see, et on kohvi kaasa pandud, aga ei suhkurt ega midagi. Saadki ainult endale ühe väikse musta kohvi teha, siukse espresso stiilis. Ja proovime ära siis selle proteiinibatooni ka. Kohe saan teile näidata, milline see välja näeb. Nagu suur tükk iirist. Selline. Väga tugev vaarikalõhn. Kusjuures ta meenutab mulle ühte saiakest, mida Rootsis hästi palju müüakse. Ta on siukse nagu vaniljekreemi, põhimõtteliselt nagu kaneelirull, aga kaneeli asemel on nagu vaniljekreem ja peal on siis need suured nagu pärlsuhkru tükid või asjad. Täpselt selle lõhnaga ta on. Maitseme siit otsast ära ka. Siuke konsistentsilt ta on nagu plastiliin. Täitsa mõnus isegi. Aga teda on siuke nagu natuke raske süüa. Hakkab suus niimoodi ringi käima. Nii, ootame selle toidu ära ja siis maitseme seda ka. Ma arvan, nüüd on paras aeg see toit siit välja võtta. Kohe vaatame, mis nägu ta on siin. Ikka tundub, et on piisavalt soe. Magusapu kanali siis mainin ära igaks juhuks. Lõhnab väga huvitavalt. Võtame siis selle puidust lusika. Katsun kaamerale näidata ka. Valmis toit sees. Selline. Hakkan maitsma. Pigem meenutab nagu veiseliha mingite pipardega kui kana. Huvitav. Aga proovime nüüd niimoodi, et paneme selle segu siia tortilla vahele ja teeme endale nagu tortilla sellest. Et kuidas siis maitseb. No, läks vist liiga palju. No, jätame teise siia, juba laguneb. Jätame teise siia alla. Kohe palju parem. Nagu sööks päris tortillat. Ainuke miinus sellel tortillal on, et need tavatortillad vist nii kergesti ei lagune. See tahab siit igalt poolt juba murduda. Aga jällegi, oleks meie kaitseväe toidupakkides sellised, siis oleks ju lausa lust metsalaagris käia. Keegi arvaks, et ma niisama kiidan, siis iga kord, kui ma neid asju siin proovin ja siis ma räägingi enda arvamusest ja kuidas mulle see meeldib. Et ma ütlen metsas, see on siuke kuninglik toit. Täiesti okei ja maitsev. Toidu kõrvale siis seda magusat jooki ka peale. Täitsa mõnus. Siin nii palju inimesi liigub igal pool. Kõrval pandi auto ka just käima ja seal on üks vana paarik ja siis terve aeg, kui ma siis kaameraga rääkisin, siis nad vaatasid siia poole ja arvasid, et ma räägin nendega, et iga kord, kui ma nüüd videot hakkasin tegema ja rääkima, siis nad kohe keerasid minu poole
ja vaatasid selliste naljakate nägudega otsa. Aga ma arvan, nad lihtsalt mõtlesid, et ma olen mingi natuke pooletoobine, et ma siin istun ja räägin, et võib-olla nad ei saanud aru, et kaameraga ajan juttu. Nii, aga ma teen veel teise endale veel, söön selle ära ja siis tutvume, mis mulle siis üks vaataja täpselt saatis. Mida mulle siis proovimiseks saadeti, nimelt selline ettevõte nagu Savory Snacks. Leiate nad ka Instagramist nimega Savory Snacks Estonia. Saatis mulle siis käsitsi tehtud pork jerkit ja praegune versioon, mis ta siis mulle saatis, on vürtsikas sealiha. Ma ise olen isiklikult väga suur vinnutatud lihade austaja. Ma olen ise kodus väga palju neid teinud, küll veiselihast, kanast, seast, erinevates variantides, selliseid magushapusid. Ma olen teinud seal teriyakiga, pipardega, et väga palju. Nii et väga lahe, et Savory Snacks sa mind märkasid ja mulle tahtsid selle testimiseks saata. Ma juba väga ootan selle avamist ja maitsmist. Küll aga, nagu ma ütlesin, ma olen väga suur austaja sellel, siis minu arust üks asi, mis alati peab kõrval olema nendele, on üks väga hea õlu. Nii et mis me praegu teeme on see, et ma hüppan kiirelt poest läbi, võtame siia kõrvale ühe õlle, mis sobiks selle snäkiga hästi. Ma arvan, et ma lähen vaatan midagi heledat või sükest humalat ja kohtume teiega mõne hetke pärast, kui ma olen jõudnud oma koju. Teeme selle lahti ja vaatame siis, kuidas ta maitseb, lõhnab ja kuidas siis õlle siia kõrvale sobib. Ja olengi siis koju jõudnud. Jaara, kas hakkame proovima sealiha snäkke või? Mis sa arvad? Vaatab küll huviga. Jooksu ära. Nii. Parasjagu siin taustal olengi seda videot tegelikult kokku panemas. Aga, nagu ennem rääkisime, siis need samad snäkid. Nii, ja kohe tuleb siis esimene emotsioon. Et Savory Snack omanik hoiatas ka mind, et tegu on väga vürtsikaga. Aga lõhn on küll. Lõhnast ei anna midagi vürtsikat ära. Ilusti on isegi see element siin, et hoida niiskust väljas. Väga huvitav. Käte peale siis ilusti ka. Ja no vaadake, kui ilusad sealihatükid. Väga ilus. Nii. Mis õlle ma siia kõrvale siis sobitasin, oli Safiir. Ma ei olegi sellist joonud varem. Tegu on Saku toodanguga, hele õlu ja et paremini asjast aru saada, teeme kohe lahti. Mõnus siuke hele maitse, aga maitseme siis liha ära. Mõnus pehme. Erinevaid nii-öelda beef jerkisi, kui ma olen proovinud, siis ei hakka ammas üldse läbi, et jääbki suus ringi käima, siis see on täpselt siuke, et väljast näeb väga siuke mõnus vinnutatud välja, aga ampsu võtad, siis läheb kohe pehmeks. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole muidu väga vürtsikate asjade nii-öelda sõber. Mulle meeldib, kui on hästi kerge siuke kikk ja need on täpselt siis praegu sellise kerge kikiga väga mõnus. Ja nüüd, kui siia õlu ka peale võtta, ideaalne kooslus, ma ütlen ausalt, väga ideaalne. Ja väga huvitav on see Safiir, ei olegi varem niimoodi proovinud. Nii et aitäh veel kord
Savory Snacks Estonia, et sa mulle saatsid selle. Hirmutasid mind natukene ära, et äkki on liiga vürtsikas, et ma ei talu ära, et mul siin põsed kergelt punatavad, aga ta nagu ei ole sihuke nagu mõni see asi, et võtad ampsu ära, siis terve suu põleb. Et praegu ta on täpselt sihuke paras, praegu kurgust niimoodi kõrgelt kõditab, väga-väga mõnus. Nii et kindlasti Instagramis või Facebookis vaadake Savory Snack Estonia ja tulevikus ehk siis koos selle Savory Snackiga saame teile ka seda jagada, et enda kanali peal mõni sihuke kingimäng teha. Vot. Aga täna siis sedasi, sõbrad. Järjekordselt looduses kiirelt käidud, oldud. Mul on siin natukene kiiremad ajad tulemas, aga see-eest ma usun, et ma leian aega igasuguseid asju teha. Proovime kalale minna, proovime looduses matkata. Siin üritusi ja asju hakkab järjest tulema koos teiste YouTuberitega, nii et on mida oodata. Lisaks jälgige siis seda seina ka, kuhu ma asju postitan. On plaanis teha väike matk koos jälgijatega. Niimoodi, et lähme koos, teeme väikse päevase retke, kus siis lõpus teeme süüa ja ajame juttu. Nii et kui sa juba praegu tunned, et sa tahaksid tulla, siis kindlasti kommenteeri siia video alla. Ja kui mul on täpselt plaan paigas siin novembrikuuks, siis lähme teeme ära, et tuleb siuke hilissügine matkamine. Vot nõnda, seniks aga olge mõnusad ja näeme juba järgmistes videotes.